Siin on nüüd praegu oleme maasikapüramiidi juures, et siin neid maasikaid küll väga palju ei ole, kuid siin on nüüd praegu tagasi lõikamata veel sügisel vanad lehed. Et vanad lehed lõigatakse maasikatel nüüd ära sellepärast, et seal olevad haigused ei saaks nakatada noori lehti, mis on. Ja nüüd lõikame siis need vanad lehed ära ja tegelikult oleks soovitav taim pärast ikkagi pritsida sinna antud juhul topaasiga, kui me natukenegi mürki kasutame, et siis on meil järgmine aasta ilusamad, tugevamad taimed ja meie saak ka rikkalikum. Vot sellised lehed tuleks ära põletada võimalusel või siis tõesti kaevata niisugune 2 labide sügavune auk ja maha matta. Ja nüüd, kui me hakkame pritsima topaasiga neid maasikaid, et meelde jääks, et selline on siis topaas, siis kindlasti selle kasutusjuhendi järgi, mis siin sees on, et mitte teha lahjemat või kangemat pritsimisvedelikku. Ja kui siin nüüd need maasikad on ka sügisel väetamata, siis tegelikult võiks teha nendele niisuguse kerge sügisväetamise korra veel peale, et kui graanul ei jõua ära lahustada, et siis võib kasutada näiteks lahustavat sügisväetist. Et see tagab lihtsalt selle, et need noored lehed, mis on ja taim kasvab veel ja läheb talvele tugevamalt vastu.